Tere! Arvutitark alustab taas ja teejuht IT-maailma Veiko Tamm on koha meie stuudios sisse võtnud. Tervist! Eelmises saates NAS-i lahendustest sai mõne sõnaga põgusalt mainitud nimetust RAID. Televaataja Mart paluski meil natukene lähemalt rääkida, mis see RAID on, kas seda kaasajal üldse vaja on ja kas lihtne kasutaja sellest ka mingit kasu saab. Selle jaoks me vaatame, tutvume sellega, millised on kaasaegsed RAID-i lahendused, kui kallis see lahendus on ja millise positiivse kasuliku efekti annab see ka tavakasutajale. Lisaks on meil kavas rääkida ka IP-kaameratest, mis võimaldavad jälgida seda, mis toimub kodus, ehk siis neid võib vist nimetada ka koduvalvekaamerad. Jah, see on üks võimalus, milleks me saame seda kaamerat kasutada ja teeme natuke selgeks, mis vahe on nüüd, ütleme, IP-kaameral sellisel ja lihtsalt odaval veebikaameral. Kõigepealt aga lähemalt sellest, mis asi on RAID. Täna tahame rääkida, mis asi on RAID ja kuidas teda süüakse. Selle lühendi taga peitub ingliskeelsete sõnade esitähtedes moodustatud lühend Redundant Array of Independent Disks ehk sõltumatute ketaste liias massiiv. Oli arusaadav, kui me tõlkisime? Ma arvan ei. Mida see maakeeli selgitatuna tähendaks? RAID võimaldab kasutada kõvaketteid üksteisega koos, nii et süsteem näeb neid kui üks kõvaketas. Ja see võimalus loodi selleks, et vanasti, kui kõvaketaste maht oli väga väike, siis oli probleem sellega, et andmed ei mahu ära ja taheti saavutada siis suurt andmemassiivi. Nüüd vaatame neid lähemalt, neid, mis tavalisele inimesele võiksid huvi pakkuda. Ütleme, RAID-ide hulka loetakse ka RAID 0. Selleks on meil vaja 2 ketast. Aga RAID 0 sellepärast, et ta tegelikult ei ole RAID. Sellisel puhul kirjutatakse pool infot ühele kettale ja pool teisele kettale. Ja samuti loetakse neid korraga 2 kettalt. Seega me saavutame peaaegu 2-kordse kiiruse ketaste kirjutamise ja lugemise alal. Kui RAID 0-is üks ketast meil juhtub surema, siis sellisel puhul on kogu info kadunud. Ka selle teise ketta info on jäägitud puudu, sest see on nagu sõnadega, milles pool sõna algust on ühel ja pool sõna algust on teisel kettal. Nüüd, et tagada ka turvalisus, kasutatakse RAID 1, mis on esimene reaalne RAID. Meil on 2 ketast ja kogu info kirjutatakse üheaegselt mõlemale kettale. Kirjutamise ajal me ei saa mingit kiiruse võitu. Küll aga saame lugeda, sellepärast, et poolt infot saame me nüüd nagu RAID 0 puhul lugeda ühelt poolt teiselt kettalt. Selle meetodi puhul, kui meil üks ketas nüüd sureb siin, siis kõik info sellel kettal on alles täielikult ja 100%. Me saame edasi tööstada, vahetame nüüd selle haige ketta, surnud ketta välja ja siis süsteem taastab ise algse seisu. Selle süsteemi puuduseks on aga see, et meil kulub 2 korda rohkem kettaid. Kuid, kui me vaatame seda, mida maksavad teie infod, just nimelt näiteks eraisikul, kellele on oma ketta peale arhiivi kogutud, kas või sinna NAS-i purki, oma pere tähtsamad sündmused, oma reisifotod ja videod, lapse kooliminek ja lapse kooli lõpetamine, ülikooli astumine. See on niisugune väärtus, mida te kuskilt tagasi saa, ükski interneti urgas teile seda tagasi ei too. Nüüd tavakasutajale, ka ütleme väikefirma omanikule, 3. RAID-i tase oleks RAID 5 ja selleks on meil vaja vähemalt 3 ketast. See metoodika, kuidas ta töötab, on nii keeruline, et me seda siin lahkama ei jõua hakata. Aga see tähendab seda, et lisaks andmetele võetakse ja arvutatakse veel välja paarsusinfo, et pool on siin ja siin on paarsusinfo. Nüüd see tähendab seda, et kui meil 3 ükskõik milline ketas sureb, siis on meil kogu info ikkagi olemas siin 2 ketta näol. Meil läheb kaotsi ainult 1 ketta maht, kui meil on 3 1-terast ketast, me saame 2 tera kätte. Tahame rohkem, paneme 1 ketta juurde, meil on RAID 5 4-terasest kettast ja meil on ruumi 3 terabaiti. Selle asja puuduseks on aga see, et see muudab süsteemi aeglaseks. Jah, me võime ehitada, nagu me siin vaatasime, NAS-i ketta purke, kus saab 4 ketast sisse panna, RAID 5, kaotame ainult 1 ja ta on nagu andmete säilitamise mõttes on ta odav. Aga kui me tahame sellises RAID 5 massiivis arvutisse sisse nad panna,
siis on see väga suur koormus protsessorile, aga siin on ka väike abi olemas, Tõnis ju. Lihtsama raidi ehitamiseks võime me kasutada emaplaadil paiknevat raidilahendust, aga kui me tahame vingemat raidi nagu RAID 5 ehitada, mis hakkaks võib-olla liigselt koormama tavalist protsessorit, siis selleks on meil RAID-kaart. Ja RAID-kaardi tootjana LSI on vast üks tuntumaid praegu sel ajal. Siin on küll nüüd tegu siis serveri lahendusega, aga neid on ka lahjemaid variante, lihtsamaid. Ja siia külge saab ühendada juhtmete otsa 4 kõvaketast korraga, vingem variant 8 ketast ja nii edasi. Ja need saab siis RAID-i lahendusse paigaldada ja ühtlasi need kõvakettad siis töötavad palju kiiremini selle RAID controlleri peal, kui panna need samad kettad RAID 5 emaplaadi külge. Sest tegelikult ütleme niiviisi, see väikene kaardikene ei ole siin midagi muud kui väga spetsiifiline arvuti, millel on oma protsessor, oma operatsioonisüsteem ja oma mälu. Tavakasutajale kindlasti kõige lihtsam variant on osta üks samamahuline ketas juurde, mis juba olemas on ja paigaldada siis need RAID 1. Sellega saate endale andmeturve, küll läheb nii-öelda üks kettaruum kaduma sellest. Aga oma andmed on väärtuslikumad ja millist RAID-i varianti te valima peaksite, kui jääb endale keerukaks ja selgusetuks, siis alati arvutitarga spetsialistid on nõu ja jõuga nõus appi tulema. Hiljuti käisime arvutitargas uudistamas seda, mida kujutavad endast kompaktsed väikesed IP-kaamerad, mis võimaldavad kodus toimuvat veebipõhiselt jälgida ükskõik millises maailma otsas. Ja selleks ei ole vaja ka meil enam arvutitki kaasas tassida, piisab juba meil tahvelarvutist või nutitelefonist, millele on kõigile äpid olemas nii Androidi kui ka iPhone'i jaoks ja me saame lihtsalt tasuta äpiga heita pilku, mis toimub meil koduse majapidamise keskel. Seda siis juhul, kui te olete koju paigutanud sellise väikese ja väga lihtsa IP-kaamera. Lisafunktsioonina võimaldab see salvestada kas kodus olevasse salvestisse või kuskil mujal pilves olevasse kohta kõike seda toimunut ja seega tekib meil juba oma juhitav väikene kodune valvesüsteem. Lisaks võib öelda ka, et kaamera võimaldab jälgida kõike, mis toimub pimedas. Jah, sest tema infrapunaomadused võimaldab täiesti äratuntavalt näha, kes seal liigub ringi, mida ta toimetab, mis ta teeb ja tulemus on niisugune nagu hallikas õhtuämarus, kuid täiesti selge. Meil on nüüd põhjust rääkida väikestest, kergetest ja tundub, et väga lihtsatest vidinatest, mida varem tunti nime all turvakaamera, aga praegu on vist see, mis minu käes on, mitte enam turvakaamera, vaid kodune IP-kaamera või kuidas ma seda nimetama peaksin? Nii. Sellise mudeli puhul siis võiks öelda, et on tegu nagu veebikaameraga põhimõtteliselt, aga teda saab väga edukalt kasutada näiteks kodus oma lihtsalt kas või lapsevalveks, kui soovite, ja samas on ta ilusti üle võrgu jälgitav mobiiliteel. Ja kui ma endale sellise muretsen, siis ma ostangi just sellise väikese vidina ja see on kõik. Lisaks on vaja nüüd veel ikka midagi veel. Üks väike asi on vooludapterit, et kuna tal endal ei ole kaasas voolujuhet, ta on mõeldud sellise variandiga, et kui teil on toitega switch olemas, siis on võimalik sinna ühendada. Nii et voolujuhe ja kuna ta on internetipõhine või internetikaamera funktsioonidega, siis kodune internet, jah? Kui teil on olemas nüüd juba kodus ruuter, mis on juhtmevaba internetiga, siis teil ei ole isegi vaja võrgukaablit vedada, ainult vaja siis toitadapterit. Aga mis vahe nüüd on ikkagi veebikaameril ja sellel väikesel IP-kaameral? Et põhiline vahe on siis tarkvaras, et Hikvisioni poolt pakutakse kaasa siis ilus haldustarkvara, mida on võimalik ka tahvelarvutisse või mobiili laadida ja saate ilusti ka kaugelt jälgida kaamera pilti. Nii et paigaldan selle kaamera koju kuskile kõrgemale soovitavalt, jah? Kuidas nagu vaatenurk sobib. Siis olen kusagil teisest linnast, avan oma telefonist vastava tarkvara ja vaatan, mis kodus toimub. Nii nagu me praegu vaatame siia. Et neil on lihtne rakendus olemas, mida saab internetist alla laadida ja see
peaks siis võimaldama ka ilusti testida näiteks niimoodi, et võtate veebist, laete endale selle aplikatsiooni alla ja pärast seda on seal ka näidiskaamerad olemas, nii et saate kohe vaadata. Et milline sobib, jah? Et näidiskaamerad on selleks, et demonstreerida selle kaamerate võimekust. No eelkõige on see mõeldud ikkagi turvalisuse huvides, sellepärast et mõned pahategijad majja sisse ei saaks või siis nagu sa ütlesid, lastevalveks vaadata, et ega nad pahandusi ei tee või midagi muud, jah? Ja loomulikult meil on siis siin näiteks tavaline torukaamera, mis on küll natuke kallim, aga tugevamas korpuses siis. Ja see on nüüd torukaamera selles mõttes, et ikkagi nagu turvakaamera, paneme sinna üles nurka, paigaldame ta ja siis on kõik näha, mis toimub siin koridoris või suures toas, jah? Jah. Ja teine siis on meil kuppelkaamera, mis on siis mõeldud lakke kinnitamiseks pea alaspidi ja sellel on siis veel natukene tugevam turvakorpus, mis kaitseb teda vandaalide eest. Et osad inimesed kindlasti on kasutanud lihtsalt tavalist veebikaamerat ja mingisugust siis tasuta tarkvara. Et vaadata, mida kass kodus teeb. Ja, täpselt. Aga nüüd siis Hikvision pakub ilusti valmis lahendust, et tarkvara on olemas ja kaamerad on ülilihtsalt üles saatav. Ja tulen siia, võtan selle kaamera, suudan ise kodus ära paigaldada, on nii? Ainult juhtme, toite juhe. Aga mis sellise asja hind siis on? Et sellise veebikaamera tüüpi kaamera hinnad on seal natukele 100 euro, 112 vist hetkel selle mudeli hind. Ja siis turvakorpustes turvakaamerate hinnad on veidi kõrgemad, seal jäävad ikkagi alla 200 euro tegelikult ja lisaks siis on võib-olla vaja seda toiteadaptrit, et kokku ikkagi mahub 200 euro sisse kaamera, kus toiteadaptriga. Ja tarkvara on ilusti olemas, sellega probleeme ei ole, nii et tuleb ainult üles panna. Ja kõigepealt tuleb arvutitarka tulla, kus te siis neid erinevaid variante pakute. Ja üks lisavidin on neil veel. Selle kaamera puhul on see veidikene nõrgem ja siis nendel kaameratel, nagu näete, on siin LED-id ja see võimaldab siis öösel nägemist ja need kaamerad on piisavalt targad, nii et kui toas tuled kustuvad, siis nad automaatselt kohe lähevad öönägemisrežiimi, lülitavad LED-id sisse ja LED-ide peal on võib-olla näha kerget punast kuma ainult, aga kaamera silma jaoks on terve tuba valge. Seega, kui pahategija tuleb öösel pimedas koju, siis on ikkagi näha, kui sind kogemata kodus ei ole, et ta astus uksest sisse ja toimetas siin midagi. Ja on ära tunda ka, kes ta on, jah? Üldiselt küll. Nii, ja uskuge või mitte, aga me oleme täiesti pimedas, kuigi ekraanivalgus on ja mina tunnen Tõnise igal juhul ära. Jah. Ja nagu näete, nüüd infrapuna on ilusti paika ennast sättinud ja harjus ära selle valgusega. Ja nüüd on pilt väga kena, täiesti selgelt on näod näha. Ainult, et mina olen küll blondiks muutunud, aga vahet ei ole. Igal sind tunnen väga hästi. See tuleb sellest, et sa oled kaamera natuke liiga lähedal ja see valgustab üle see LED. Aga nüüd, kui te panete kodus kaamera paika, siis niikuinii see ei ole nagu inimene ei tule sellele nii lähedale. Väga hea. Igal juhul see on tõestatud, et ka pimedas on kõik näha. IT-uudistest täna kõik. Kirjutage meile endiselt teid huvitavatest teemadest tehnoloogia vallas ning üles kerkinud küsimustest aadressile tv@arvutitark.ee. Kohtumiseni järgmisel kolmapäeval saates Arvutitark. Kohtumiseni!